Tere tulemast tutvuma MediaAware käsiraamatuga Meedia, kodanikkond ja demokraatia. Enamik inimesi on uudishimulikud ja loomingulised kodanikud ja me peame aitama neil eristada tõeseid uudiseid valeuudistest. MediaAware käsiraamat on juhend pedagoogidele, koolitajatele, mis sisaldab teooriaid, mõisteid, koolitusmeetodeid, näpunäiteid ja kasutussuuniseid. Juhendi eesmärk on edendada kodanikuaktiivsust ja meediapädevust, edendades haridustöötajate teadlikkust. Selles käsiraamatus on 6 peatükki. Informatsioon ja kommunikatsioon, kommunikatsiooni utoopia, keel ja kuvad, väärinfo ja valeuudised, tegelikkus meedias ja kuidas luua oma sihtrühmale sobiv töötuba. Esimeses peatükis informatsioon ja kommunikatsioon tutvutakse kommunikatsiooniprotsessi määratlusega, tüübid, funktsioonid ja näited. Tutvutakse mõistega kommunikatsioon ja näidatakse, kuidas see mõjutab inimeste vahelist üksteise mõistmist, keskendumist verbaalsele suhtlusele ja antakse mõned näpunäited suhtlemisoskuse arendamiseks. Oluline on ka mitteverbaalsete funktsioonide kirjeldus, siis kehakeel, parakeeled, aja kasutamine, füüsilised ruumid ja nii edasi. Ka seal antakse mõned nõuanded mitteverbaalsete sõnumite kodeerimiseks. Teises peatükis kommunikatsiooni utoopia tutvutakse uskumuste paradoksi määratlusega ja kognitiivsete eelarvamuste määratlusega ja kuidas need takistavad tõese teabe eraldamist valeteabest. Kolmandas peatükis keel ja kuvad tutvutakse semioloogia mõistega, sealhulgas pildimanipulatsiooni ajalooga, kuidas on kasutatud pilte ja keelt, et mõjutada avalikkuse arusaama teatud sündmustest ja inimestest. Vaadatakse üle võltspildi ja video mõju, näidates vaataja eksitamiseks kasutatavaid tehnikaid. Selles peatükis on ka reaalsed näited selle kohta, kuidas tuvastada ja kontrollida, et pilt-video on võltsitud. Antakse video kontrollimise vahendid. Neljandas peatükis väärinfo ja valeuudised tutvutakse väärteabe lühiajalooga meedias, keskendudes sellele, kuidas tänapäeva valeuudised on teistsugused. Valeuudiste ohu ja selle viirusliku levi aspekti selgitamine koos konkreetsete soovitustega eetilise teabevahetuse edendamiseks. Sammsammuline juhend valeuudiste tuvastamiseks, peamised sammud, et inimeste faktidel põhinevate teadlike otsuste tegemise tagamiseks, sealhulgas 10 veebipõhist faktide kontrollimise tööriista. 5. peatükis tegelikkus meedias selgitatakse võtmemõisted, teabe kõrvalekaldumine, väärinfo, sümboolne vägivald, dramatiseerimine ja stereotüübid, et analüüsida, kuidas uus meedia konstrueerib sotsiaalset probleemi ja sündmusi, et edastada teatud arusaama. Keskendutakse kodanike rollile, kes olemata ajakirjanikud on võimelised looma ja levitama sisu. 6. peatükis, kuidas luua oma sihtrühmale sobiv töötuba, vaadeldakse põhimõisteid ja määratlust, meediapädevus ja meediaklassifikatsioon. Keskendutakse meedia koolitaja rollile ja arendatakse õppijate oskusi. Antakse sammsammuline juhend koolitajatele meediapädevuse seminari korraldamiseks, alates koolitusvajaduse väljaselgitamisest, koolituse planeerimisest kuni sisu koostamise ja hindamiseni. Keskendutakse oskustele hinnata, kas tegemist on tõese või valeinformatsiooniga, faktide kontrollimise protsess. Harjutus ja näpunäited vormistamiseks. Soovite rohkem teada? Aga palun! Siin on teile 2 veebilinke, kus on rohkem informatsiooni ja lisalugemist. Mina tänan teid, peatse kohtumiseni ja head ilusat päeva jätku!